Aga istume siis kõik tagasi korraks, sest meil on ootamatu külaline. Me ei saa teeme... Mõned näod on vahetunud, aga mõned näod on juurde tulnud, mõned vanad näod. Aga ma tulin asja pärast. Olen siin jälle väiksed meened. Noh, tubli töö eest ja koostöö eest. Aga mis mulle kõige rohkem head meelt teeb, ma eelnevatel aastatel olen käinud Elvas. Siis otsi jõulukuusi nagu nõel enna uuesti alles, nüüd on väga kallas. Vägev. Nii. Ma loodan, et on kõik ettevalmistused tehtud. Kutsuksin siia ette Elva linnavalitsuse esindajad või esindajad. Jah, mina olen linnapea ja võib-olla on mul õigus ka esindada linnavalitsust. Nii. Jah, et ma olen, mul on 2 lapselast, üks on 3-aastane, teine on 6-aastane ja vanaisal on kohustus lapselastega jõududeks valmistuda ja olen nendega koos ka Tallinnas õppinud. Ma ei tea, mul on praegu järeldus sees. Volikogu ees on tunduvalt lihtsam esineda ja linnajanik käib jõuluvana, et peab kohe käe vägisema ja mõtte ei ole kõige teravam, aga luuletus järgmine, mida me sellel laupäeval õppisime. Elas kord üks tore päkapikk, umbes pika päka jagu pikk. Metsas kuuse juure all, väike majakene tal. Iga kord, kui saabub jõuluöö, päkapikul algab tähtis töö. Kuude otsa leiba liputab, lumme ristikeina siputab. Tema järel palju loodi käis, kõik nad said tõhu täis. Kõik nad kiitsid päkapiku meest toreda jõulukiituse eest. Venel Toomas, tubli, aga ma kuulen juba 20 aastat ühte sama luuletusena ka ma võin. Seda ma olen esimest korda lugenud. Mina olen kogu aeg lugenud 20 aastat seda meie kisud liimud silmad istud metsas käinud otsa, seda ma olen lugenud, aga see on esimest aastat. Ma ei tea, kes sul käinud seda. Aga mul on siin päkavikkude poolt ka Elva linnavalitsuse väike soovitus kaardiga pandud kaasa. Palju parem on olla vaba ja eksida, kui olla ahelates, kui olla ahelates ja öelda, et mul on õigus. Nii. Tegelikult kui ma tulin volikogu ette, eks ole, et ma olen pidanud tegelikult päevakorrapunkti lisama, et kas jõulupakkide jagamine Sobib. Nii. Reformierakonna fraktsioon esindaja palun. Leiti poisse ka siin viimati nägin, oli nii pisik jooksul laualt läbi, et hea ära poolest. Ma ei ole fraktsioonis ka. Jah. Kas ma võin siit närgana või see? Ma olen selle aja lahtis, et nagu lihtsam on närgana kuidas öelda. Mul on luuletus paberil, sest meil on nii kiire aeg olnud, et pole enam jõudu ise õppida, aga luuletus on jõuluvana selline. Jõuluaeg täis rahu, ilu. Lumevaipa ingel silu. Tähekesi taevast puistab, valja janu lume luitab. Õnnepärleid aknel laotab, armastuseks uksi paotab. Kõigile vaid soovib head, teile ka ma kindlalt tean. Väga hea, väga hea.
aga mul on siin ka teid päkapikkudelt üks väike soovitus. Alati kui käekirja täpselt ei loe, prillid on ka ma annan prillid sulle. Alati kui leiate enamus hulgas, on aeg teatada selle üle mõtiskeda. Hea soov. Jah, aga nüüd on vastu. Nüüd on vastu. Nii. 2 korbikest on meil siis meil jäänud. Nii. Oi kui pikk luuletus. Fraktsioon Elva linnavalitsus. Luuletus jääb sisse. Meil on suureks võetud kasvanud. Ja siin pandi kohe tanki niimoodi. Et luuletus oli juba sisse kirjutatud. On jah. Siis ei ole vaja luuletust lugedagi. Hästi, kui Leilo tegi siukese pehme pai, siis ma olen vähe agressiivsem. Luuletus. Lumi sajab, müts. Jõuluvana karvamüts. Minul kaigas. Müts. Nüüd on minul karvamüts. Kusjuures ma pidin kaasa võtma, mõtlesin, et manele võiks siin anda, aga jäi maha. Lüpendab inimest. Aga teil on küll väike soovitus. Elu on liiga lühike, et olla väike. Suurimad fraktsioonid. No nii. Õige punane kaart. Merry Christmas. Nii, sotsiaaldemokraatlik erakond. Ja seda peaks ma olen juba näinud. Ma võtaks sealt mõne paisteraha. See kunagi tuleb kohe. Aga tulge koos. Ja tuleb koos. Mulle on teed sain. Number 2 sain. Mulle on vallas. Ma õpin teiste vigadest ja Toomas ütles, et käisab välisel, kui siia tuleb kaasa. Nii, kes see esimese? Tuli tallid ja tulid kuisud, jälle ostis uue kuisu. Sõitis päeva, sõitis 2, vaatas peeglist ikka 2. Mul on selline luuletus, mis me eelmine aasta pojaga lasteaeda kirjutasime, see on ise tehtud ja see on selline. Miks mulle meeldib Eestimaa? Mulle meeldib Eestimaa, sest siin saab palju nalja. Siin saab joosta mängida ja suvel juua kalja. Kui tuleb tuju ujuda, siis järve on meil palju. Siin metsas vabalt korjata võin seima või marju. Meil on siin palju toredat, kuid kõike me ei tea. Ja tegelikult kõike seda teadmagi ei pea. Ma lihtsalt tean, et siin on hea, ja mitte kunagi ma Eestist ära minema ei pea. Kirjutatud suureks teeb. Oi. Käekiri on küll siuke. Suureks teeb millegi sellise alustamine, mis ei lõpe koos sinuga. Aga selleks korraks kõik jälle, aga mis ma teile uueks aastaks soovin? Uueks aastaks ma soovin teile rohkem paremat läbisaamist, rohkem ühiseid otsuseid, rohkem võitlusvaimu, rohkem kõike muud paremat. Et siis kohtumiseni järgmine aasta. Aitäh!